Tere, armas rahvas! Kui inimene on 100-aastane, siis me rõõmustame selle üle, et ta ikka veel suudab näiteks toolilt püsti tõusta, seista, võib-olla mõne sõna rääkida ja kui tal on veel mälu ja mõnel on ikka väga hea mälu olnud, siis me oleme sügavalt üllatunud. Keegi meist ei taha temalt midagi, et ta teeks mingit tööd. Me oleme rõõmsad, et ta ikka veel alles on. Riigiga on kuidagi teistpidi. Meiega on umbes niimoodi, et me nagu kogu aeg oleme lapsed. Miks see nõnda on? Aga sellepärast, et iga aeg saadab uued inimesed teele. Ühtepidi me peame mäletama, mis oli enne meid. Aga teistpidi ma pean ise selle kõik avastama, mis on tõeline, mis tühine, mis suisa mõttetu. Sageli me räägime sellest või õigemi inimesed räägivad, küsivad retooriliselt, kas me sellist Eestit tahtsime. Vaadake, kui sa kedagi armastad, siis mis on esimene tunnus? Sa ei vaata tema vigadele. Sa lepid sellega, et ta on vahel päris paras tolgus, aga ta on kallis. Sa lepid sellega, et ta mukib ennast nõnda ülesse, et sulle hakkab tunne, et sa viibid koos maaliga, mitte noore tütarlapsega. Aga seegi ei ole probleem, seegi on ülimalt armas. Kui me suudaksime kuidagi Eestisse samamoodi suhtuda, et hoolimata kõigest on see ainus võimalus meie jaoks siin maal. Me võime teda armastada. Ka siis, kui ta vahel käitub, võib olla nagu tolgus. Kui ta vahel ajab ennast puhevile ja räägib suuri sõnu, aga teeb viletsaid tegusid. Ikka armastame, sest mis sa ikka teed? Mida sa teed oma ema, oma isaga, oma venna õe, oma naise, oma mehega? Mida sa teed iseendaga, kui sa ennast ei armasta? Aga kui sa ennast ei armasta, siis on elu tõeliselt kibe ja vilets. Ma arvan, et sellise tunnetusega võiksime me vastu minna nüüd siis uuele sajandile. Kogu aeg oleme lapsed, kogu aeg oleme õpilased, kogu aeg võime olla koos oma armsamaga. Ja see on fantastiline. Kui inimene on 100 aastat, siis enamasti teist tal enam kõrval ei ole. Ikka keegi läheb veidi varem ära. Ta on üksik. Kui riik on 100-aastane või 150-aastane või 200-aastane, siis on ikka need inimesed, kes selle maa ja ilu juurde kuuluvad. Täiesti uued inimesed, nooremad ja vanemad ja väga armsad ja täiesti kindlasti vigadega ja väga armsad. Lubage mul tervitada teid kõiki selle meie kodumaa suure juubeli puhul ja laulda teile ka üks laul, mille teksti autoriks on Kalju Lepik, luuletaja, kes elas enamuse oma elust siit üle mere Rootsimaal ja kelle luulet me oleme ka viimasel 30 aastal jälle avastanud. Ja ma mäletan, et kui tähistati Tammsaare 100. juubelit, see oli siis 40 aastat tagasi ja ma olin siis suhteliselt noor. Ja ma võitsin mingisuguse võistluse või midagi sellist ja siis kooliõpilased, kõik, kes seal olid mingi auraha saanud, kutsuti ka siis Tallinnasse kirjanike majja Musta Laega saali, et siis saada mingisugust sellist kogemust seal, kirjanikud rääkisid oma tegemistest. Ja Arvo Valton tõusis püsti ja ütles, et aga muidugi tegelikult on Eesti kõige paremad kirjanikud Karl Ristikivi ja Kalju Lepik. Ja kujutate ette, me olime 16-17, me vaatame ja kuulame, kes? Aga nemad olid ka meie armsad eestlased väga hääde raamatutega. Ja läks natukene aega ja kõik said teada, kes nad siis ikkagi on ja loevad nende raamatuid.
vahel peidetakse mõned kõige paremad asjad justkui natukene ära. Olgu pealegi veidi varjus, seda armsamaks nad muutuvad. Umbes nõnda, nagu sinu kallis mõneks ajaks peab kuhugi ära sõitma mingil põhjusel. Alguses võid isegi natukene kergendatult ohata, nüüd ma olen täiesti üksi, nüüd ma loen kõik need raamatud läbi, mis ma teen, nüüd ma teen, mida tahan. Aga mõne aja pärast hakkab tunduma, et tegelikult midagi on puudu. Mingi lõhn, mingi hääl, mingi sõna, miks mitte mingi laul. Ja nii ongi nende asjadega. Aga nüüd siis see laul. Ta tuli õhtul silmatas. Ta oli muld, ta oli taas. Ta oli põld, ta oli taevas. Ta istus suures mustas kaevas. Ta laeva purjedesse vastu tuul. Ta tuli karmil veepu hargu. Me hulgas siiski viimses reas, ta arald istus meie seas. Ja keegi meist ei tundnud teda. Te küsite nüüd, keda? Ja keegi meist ei tundnud teda. Te küsite nüüd, keda? Ta tuli õhtul silmatas. Ta oli põld, ta oli taas. Ta oli muld, ta oli taevas. Ta istus suures mustas laevas. Ta laeva purjedesse vastu tuul. Ta tuli karmi veepu hargu. Elagu Eesti!